Eks ole ju nii, et midagi pole meile jäänud. Keegi jookseb kiiremini, keegi rehkendab kiiremini, keegi on meist võimsam. Võib-olla rumalus on ainuke, milles me võime olla ületamatud, kus me võime saavutada jumaliku kvaliteedi ja mitte keegi teine ei saa vastu. Ja selles mõttes võib jälle Budast aru saada, kui ta ütleb, et inimene on erilisel kohal. Jumalad on liiga targad selleks, et lollid olla ja loomad on liiga lollid selleks, et olla piisavalt targad, et olla piisavalt lollid. Nii et inimene on selles mõttes erilisel positsioonil. Ja mis mõttes siis nõnda läinul, ehk siis Budal, on olnud õigus väites, et inimene võib olla erilisel positsioonil, on see, et seda on võimalik mõista, seda on võimalik taibata. Ja see võib olla tee mõistmaks seda, mis on väljendamatu. Väljendamisega üritavad tegeleda kunstnikud, kirjanikud, vähem teadlased. Ja selle tõttu ongi nii, et teadlased tegelevad väikeste tõdedega, mida saab loogika suurida, kuid suured tõed on jäänud kellegi teise ülesandeks, selleks, et siis üritada mõista neid asju, mis on tõeliselt olulised. Ja võib-olla on lugu nii, kui me tajume seda, et iga konkreetne jutt on mõttekas niivõrd, kuivõrd ta võib meid viia väljendamatu mõistmiseni. Täpselt nii, nagu me vaatame mõnda pilti, mis on võib-olla loogiliselt absurdne, aga me saame aru, mida autor sellega öelda tahtis. Täpselt nii on ka, me ei ole tähtis see tekst, mida keegi räägib, see konkreetne jutlus, vaid see jutlus on oluline kontekstis. Miks on müüdid nii tähtsad? Mitte müüdi tekst ei räägi, nagu tihti teadlased arvavad. Loomulikult, teadlasel ikka meeldib ju teksti uurida. Teadlased igasugused asju välja mõelnud. Näiteks psühholoogid vahepeal olid suured behaviorismi pooldajad. Sellepärast, kuidas ma uurin seda, mida keegi tunneb. See on ju kohutavalt keeruline. Palju lihtsam on mõõta. Torkan väikese nõelaga, hüppas 20 sentimeetrit. Torkasin suure oraga, hüppas pool meetrit. Vaat nüüd ma saan teadust teha, ma saan mõõta, eks ole. Ja vaat sellises olukorras, kui me niiviisi kirjeldame ka müüti, võib tekkida tunne, et müüt on tekst, aga ei ole. Müüt on ikkagi terviklik. Teda tuleb rääkida kontekstis. Nii on ka jutlusega. Nõnda on ka nende tekstidega. Võtame kas või Buda esimese jutluse, mille kohta meil on üritanud teda tõlkida, et see on teksti generaatori käivitamine, seesama seadmuseratta pöörlema panek. Seal on olemas selline väga huvitav ja oluline mõte, et see on generaatori käivitamine kõikideks tekstideks, mida meil võib vaja minna, selleks, et väljendada väljendamatut. Kusjuures tekst tuleb täpselt samuti ära visata hiljem. See tekst ise oma mingit tähtsust. Ja teadus on loomulikult väga tähtis. Esiteks, muidugi sellest küljest, et annab meile praktilisi tulemusi. Seda loomulikult. Ja ta on igati omal kohal. Aga teisest küljest ka sellepärast, et see on omamoodi jälle jutlus ja tekst, jah? Mis küll tuli ära visata, kuid mis tuli läbida selleks, et saada aru sellest väljendamatust. Ja ma vastaks küsimusele, mis tunne on olla loll? Vastus võiks kõlada nii. Kui ma tean, mis tunne on olla tark, vaat täpselt siis ma teangi, mis tunne on olla loll. See ei ole küsimus, vaid võib-olla isegi lihtsalt selline kommentaar, äkki tohksite kuidagi kommenteerida, et kas paratamatu lollusega, nagu me kõik oleme, vähemalt üks etapp lõpeb kõigil ühtemoodi, lõpuks surem ikka ära. Et no järgmisest võib-olla see, mis me täna teeme, see mõjutab järgmist etappi ehk seda, mis on peale surma, aga sellest me ei tea nagu üldse mitte midagi, et kõik lõpeb nagu ühtemoodi, kõigi jaoks, et äkitselt oleks kõige targem oma paratamatu lollust aktsepteerida, mitte näha mingit traagikat ja püüda võtta seda kui elu lahutamatut osa. Ehk võib-olla on kõige parem elada niimoodi, et sa tead, et see nii on ja mitte nagu jubedalt tühja tööd ja vaimu närida, vaid püüda saavutada mingit rahulolu ja mitte sellele mõelda. Kui nüüd mu jutt kuidagi siin traagiliselt kõlas, siis ma olen väga kurb, sest ma enda üritasin kogu aeg nalja teha. Nii et siis ma ei saanud oma ühe ülesandega hakkama, aga ma jagan teie arvamust. Ma arvangi just nimelt, et seda ei tule traagiliselt võtta. Aga mis puudutab nüüd küsimust sellest, et kas surm ongi kõige lõpp, siis ma igaks juhuks tahan mainida, et sellest hoolimata, mida ka materialistid ei räägi, ei ole see sugugi ilmne. Ma ütleks niiviisi, et selline mõtteviis, mille järgi ühed aatomid kogunevad kokku pesemata sokkideks ja haisevad,
teised aatomid kogunevad kokku ajuks ja mõtlevad. Seda tüüpi mõtteviisil on teatavaid eeliseid vaadates välise vaatleja seisukohalt, kuid igaüks vahetult sisemise vaatleja seisukohalt saab sellist mõtteviisi väga teravalt kritiseerida. Ja asi, mis ei mahu tänase jutu sisse, on olemas terve rida märke, et küsimus sellest, et meie eksistents ei pruugi olla lõplik, on täiesti tõsiselt nii teaduses kui filosoofias jälle päevakorda kerkinud. Ja seetõttu muuseas erakordselt jõuliselt tuleb uuesti üles küsimus, et kas selline materialistlik ellusuhtumine nii-öelda selles elus võimalikult suurte mõnude tagaajamine ükskõik mis hinna eest ei ole mitte kõige suurem viga, mida me võime korda saata. Et see küsimus on ikka ja jälle päevakorda tulnud. Nii et seetõttu ütleks nii, et surma tuleb loomulikult käsitleda paratamatusena ja seda elu ei tasu võtta liiga tõsiselt, kuid kindlasti ei tasu ka olla veendunud selles, et kui ma teen sigadusi ja ma vahele ei jää, et siis on see ainult minu asi. Filosoof Enn Kasak kõneles sellest, mis tunne on olla loll. Muusikaplaadilt pöördumine. Ööülikool tänab Eesti Kultuurkapitali, saate valmistasid ette Külli Tüli ja Jaan Tootsen. Raadioteater 2005.